Armu teile ja rahu Jumalalt, me Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on kirjakoht meile antud Luuka rõõmusõnumist 12. peatüki 13. salmist alates. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle: inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile: vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda, ja ta ütles: seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele: hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö ja joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle: sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aamen. Alustuseks tahaks meenutada ühte lugu, mida ma ilmselt teile siin juba mingi hetk rääkisin, õigemini mis lugu. See on minu enda kogemus, kui mu isa oli suremas haiglas ja ta enam väga kontaktis sellega ei olnud, mis siin ümbruses toimus. No vahepeal ta võib-olla natukene jälle haakus sellega, aga siis ta jälle kadus kusagile. Ja siis oli huvitav vaadata, kuidas ta vahepeal tõstis oma pea või ülakeha nagu padjalt pisut üles, tegi enda ette ristimärgi ja siis laskis jälle tagasi endast padjale. Ja nii tegi ta palju kordi. Ehk siis nii-öelda tegi endale pidevalt ristimärgiga teed. See on mind kõnetanud väga palju, väga mitmes mõttes see lugu. Ja kuidagi tundus, et täna siia algusesse võiks sellel lool olla tänast juttu saatev mõte. Aga selle juurde jõuame hiljem. See kirjakoht, mida ma nüüd lugesin, ilmselt, ma ei tea, teile kõigile tuttav lugu. Ja tuleb ausalt tunnistada, ma päris tõsiselt vaevlesin selle kirjakoha peale jutluse ettevalmistamisel. Sest et kuidagi ei tahtnud nagu teile näppu viibutada, iseendale muidugi ka alati, kui sa siin räägid, ega siis see ei käi ainult teiste kohta, see käib ka enda kohta. Et kuidagi sellist manitsuskõnet pidada, mina ei tea, mis mul nüüd välja kukub sellest praegu, aga vähemalt selline soov mul ei olnud. Ja siis püüdsin leida midagi. Nojah, aga ikka jõuan tagasi selliste trafarettide juurde. Meenub näiteks üks anekdootlik lugu, kuidas neeger, ma mõtlen nüüd seda vanas mõistes seda sõna, lebab puu all, palmi või selle banaanipuu all ja vaatab taevast. Mööda läheb üks rikas kaupmees ja mis sa siin laiskled? Et tee ka midagi. Aga mida ma siis teen? Näed, sul siin on banaanid, korja neid endale sülle, mine turu peale, müü maha. Ja siis sa käid mitu korda turuvahet, müüd maha ja lõpuks saad osta käru, millega saab palju rohkem banaane vedada. Ja siis sa saad rohkem raha ja võib-olla ühel hetkel saad auto osta endale, et siis veel rohkem, suurem koorma juba viia banaane turule. Ja siis, kui sa
autoga juba vead, siis sa võid ühel hetkel tõenäoliselt teenijad võtta, kes sinu eest juba seda kõike teevad ja sa ei pea ise midagi tegema enam. Võid vabalt kas või siinsamas puu all lebada ja taevast vahtida. No, seda ma ju teengi, ütles see must mees. Aga ikkagi nüüd siit edasi vaadates jäi mind kõnetama viimane lause, mis selles tekstis on. Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Ja hakkasin mõtlema, mida see võiks tähendada, olla rikas Jumalas. Ennem siin teksti alguses on Jeesus pandud olukorda nagu rabi justkui ühe mehe poolt, kes ütleb, et mõista minu ja menna vahel õigust vara osas. On ju, ehk tõenäoliselt on mingi arusaamatus tüli seal, mille pärast Jeesusele pöördutakse ja teda võetakse nagu rabi, kelle ülesanne oli ju selliseid nii-öelda kohtukeisse lahendada. Aga Jeesus lükkab selle tagasi ja tuleb sisse hoopis selle näitega siis sellest rikkast mehest. Ehk siis midagi on neil kahel vennal sellist, millega nad hakkama ei saa, aga Jeesus ütleb, et sellega ta ei tegele, vaid toob hoopis näite, pöörab selle jutu hoopis teises suunas. Mis see siis on, mida ta meile ütleb? Kui ma nüüd nõnda enda käest muudkui küsisin selle teksti kohta, siis ma lõpuks kurtsin seda ühele oma sõbrale, et hädas olen. Arutasime selle üle, ikka jõudsime selle sama nii-öelda trafaretse jutuni, mida võiks siis nii-öelda näpuvibutusena siin lugeda ja ette lugeda teile. Aga siis ta ühel hetkel küsis, et aga kui sa nende inimestega kohtud, kes oma elu kokku võtavad, mis neile siis tähtis on? Ja tõepoolest hakkasin mõtlema, millest inimesed mõtlevad ja räägivad siis, kui nad on oma elu piirile jõudnud. Mis on siis tähtis? Millele nad mõtlevad? Selle loo kangelasel, sellel rikkal mehel. Siin ütleb Jeesus ka, et kellele see siis jääb, kui sa oled siin niimoodi teinud ja toimetad ja ehitad suuremad aidad. Sellest võib järeldada, et see mees on kõvasti tööd rabanud ja perekonna jaoks tal ei ole eriti aega olnud, tal pole järglasi tõenäoliselt. Talle pole seda isegi mitte kellelegi pärandada. Ta on elanud ainult enese vara suurendamise nimel. Jah, üks, millest inimesed räägivad, on suhted nende lähedastega. Siis, kui nad tagasi elule vaatavad. Ja üks suur kahetsuse koht on see, kus nad avastavad puudujääke nendes suhetes. Kus nad avastavad, et nad on midagi nendest suhetest tegemata jätnud ja samas rõõmustavad selle üle, kui need suhted on head, on millele rõõmuga mõelda. Vahest kurdetakse mulle, et näed, ma tegin nii palju tööd ja nägin vaeva laste nimel ja nad ei hooli sellest üldse. Jätsin neile oma talu, ma olen selle üles töötanud, mis mu vanavanemate või esivanemate talu, mis tagasi saime. Olen selle üles töötanud, korda seadnud ja ükski laps ei taha sinna tallu jääda. Mul on seal suur kari ja mul on seal palju vara, aga keegi ei hooli sellest. Ja nördinult vaadatakse pettumusega sellele, mida on tehtud. Heidetakse ette lastele, et nad ei mõista minu panust.
Kui inimene vaatab tagasi oma tööle, tööelule, siis millised hetked on need, mis osutuvad väärtuslikuks? Need, mille üle, vähemalt nii minu kogemus ütleb, mille üle ta rõõmu tunneb. Ja ohkab enamasti raskelt, kui ta on rassinud, vaeva näinud, karmilt rüganud, räägib küll sellest kibedus hinges. Ja rõõmu ei kuskil. Kui me vaatame elule tagasi, siis ilmselt klaaruvad välja need tähtsad asjad, mis meid kurvastavad, ja need tähtsad asjad, mis meid ka rõõmustavad. Kui me mõtleme sellest, mis võiks tähendada rikas Jumalas, õigemini võiks seda tõlkida ka näiteks rikas Jumala silmis, siis ma arvan, et just miski selline, mis läheb kokku nende sõnumitega, mida ka Jeesus meile on vahendanud Jumalalt, siis need sõnumid sisaldavad just nimelt armastuse kogemust, armastuses jagamist ja rõõmu tundmist sellest, mida me teeme ja milles me oleme. Ehk siis säravate silmadega lähevad oma elu lõpule vastu need inimesed, kes tunnevad rõõmu. Rõõmu sellest, mis nad on teinud, rõõmu sellest, kes on nende ümber, rõõmu sellest, et nad on ka enda jaoks olnud olemas. Sest kuidas on meil rõõmu ainult teistest, kui mul endast ei ole rõõmu. Kui mina vaeva näen ja rügan selleks, et teised rõõmsad oleksid, ei saa nad küll rõõmustada selle minu panuse üle. Nõnda siis peab see olema tasakaalus. Vähemalt mina ei ole näinud inimest, kes ise teeb ilma rõõmuta ja teised sellest rõõmu tunneksid. Muidugi on nüüd selline natukene kiusatus minna liikuma ka sinna, mis meid ees ootab, meil siin omavalitsuste kohalikud valimised. Aga ma mõtlen, et eks see on ju hästi keeruline. Ma arvan, et eks te ise olete kõik ka mõelnud, et kuidas seda valikut nüüd teha. Mina ka. Võib-olla on siin täna selles jutus väike võti. Kas me leiame nendes valikutes kuskil rõõmu koha üles? Kas ei oleks võimalik valida nii? Otsida kuskilt neid rõõmukillukesi, rahukillukesi, armastuse killukesi. Äkki see siis hakkab ka paljunema? Võib-olla. Vähemalt lootus on. Ma loodan, et ma nüüd ei astunud liiga ämbrisse. Aga kuidagi tahaks nagu lohutada või kuidagi julgustada või kinnitada, sest et ega see enda kimbatus õpetab täpselt seda sama vaatama, et kust ma siis siit nüüd edasi lähen. Ja see, et inimene ikka ja jälle sellesse nii-öelda lõksu satub, millesse see samas rikas mees tegeleb millegi pärast muretsemisega, mis lõpuks talle tegelikult ju kokkuvõttes rõõmu ei paku. Et võib-olla see ongi see koht, mida endale meenutada, sest miks pärast me ikka kordame neid samu asju, miks ma arustasin siin alguse aruteluga, et kõik on nagu viib trahvaretti, kui ma siit hakkan rääkima, et see kõik on nagu meile jube tuttav lugu. Miks me siis ei saa sellega hakkama? Ja et me ju teame küll, kas või see sama anekdoot, mida ma siin enne teile rääkisin. Me kõik naerame selle üle ja ometi teeme seda ise nii palju kordi jälle ja jälle.
Ehk et võib-olla jälle vahetevahel endale seda rõõmu meelde tuletada. Ehk et mis on Jumala silmis rikkus? Kas mitte rõõm elust, rõõm inimestest, rõõm Jumalast? Ja siis on viimselt ka see, mis meid ju kannab üle, see viimne, ehk et meil on see siht, millega me endale teed rajame, selle ristimärgiga või selle pilguga Jumalale, sest see kannab läbi ka selle surma. Me ei kao ära, me oleme kogu aeg kohal, isegi surmas. Ja kas ei ole see mitte rikkus?